kõne koosolekud räägivad vist Alo Heinsalu ja Kaarel Arv. Tere! Me teeme umbes niimoodi täna, et Alo teeb sissejuhatuse kõigepealt sellesse, kuidas meie praegune valimissüsteem on kujunenud, milline on tema lühike ajalugu, sest selge on see, et 20 aasta jooksul on seal toimunud olulisi muutusi ja sellest, mida põhiseaduse isad ette kujutasid aastal 1991-1992, et seda kõike seal enam ammu ei ole. Ja jõudnud sealt tänasesse päeva, tänasesse seisu välja, siis hakkame vaatama, et mis on need kriitilised kohad, et mis on nagu valesti, mis rahva hulkadele, võib-olla siis ka erakondale, olgu siis ühed asjad suurtele ja teised väikestele ei meeldi ja kuidas neid saaks parandada ja muuta ja sealt siis vaatame, kuidas edasi läheb. Loodetavasti kõik on valmis ilma hirmuta ja hävita sekkuma või see koht on sekkumise koht, kui tahab midagi küsida või arvata või väita vastu, siis laske seda käia. Võite käega märku anda, võite ka ilma hakata kohe rääkima. Aga umbes nii see läheb ja siis läheb nii kaua kui läheb. Meie ise ei tee väga pikalt, aga loodame viljakale arutelu pärast. Tere ka minu poolt, et paari sõnaga võib-olla Kaarel on siin selles mõttes tuntud ja tunnustatud nüüd juba vist ühe jalaga poliitik ja kõrgesti tituleeritud, siis mina olen selles mõttes nagu esindan siin pigem ametnikkonda ja minu kogemused valimistega algasid 1994. Olen siis selles valdkonnas 16 aastat tegelenud, olen praegu Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees, olen olnud alates 1994. aastast kõikide valimisseaduste kirjutamise juures ja ka Riigikogus menetlemise juures ja siis ka praktilise valimiste korraldamise poolelt, et seetõttu mul jätkus ka nüüd julgust siin teie eest sellel teemal nagu sõna võtta. Aga asja juurde minnes siis, et tegelikult me peame minema ikkagi nüüd 80 aastate lõppu, kus teatavasti juba ennem seda, kui olime veel sisuliselt okupeeritud, aga reformid olid käimas ja 88 otsustati valida Eestis kohaliku omavalitsuse tasandil uued volikogud. Seda nii siis sisuliselt endiste külanõukogude tasemel, sest et valdasid linnasid tol hetkel veel ei olnud ja teiseks maakondade tasemel. Ja kuna vana nõukogude ajast pärit majoritaarne süsteem oli selles mõttes nagu väga ebapopulaarne, siis otsustati, et tuleb kasutada midagi kaasaegsemat. Ja kuna otsest vastuseisu sellele ei olnud, siis 88 aasta lõpus valiti volikogud juba proportsionaalse valimissüsteemi alusel. Ja selleks valiti maailmas küll mitte väga laialdast kasutamist leidnud, aga siiski tuntud üksiku ülekanteva hääle meetod, mis oma olemuselt ühesõnaga arvestab praegusega võrreldes tunduvalt rohkem, võib-olla siis nagu on kandidaadipõhine, samas on ka nimekirjapõhine ja sama süsteemiga otsustati valida ka ülemnõukogu. Nii et ma arvan, et selle aja nagu suurim pärand on see, et kuna tol ajal tõesti kanti hääli üle, siis see igand on praegu meil ka säilinud, sellepärast et mina väidan seda, et meil praegu ju mingit häälte ülekandmist valimissüsteemid ei toimu, kuigi sellest räägitakse praktiliselt iga päev söögi alla ja söögi peale. Mis omakorda näitab seda, et valimissüsteem on küllalt keerukas ja mõistetav. Ülemnõukogu üks suurimaid ülesanded oli see, et peale põhiseaduse vastuvõtmist saaks valitud ka uus Riigikogu ja selleks oli vaja vastu võtta valimisseadus. 1991. aastal esitati esimene eelnõu, aga sellega praktiliselt mitte kuhugi jõutud, sellepärast et vastuolud väga paljudes küsimustes olid väga suured ja
ja saabus kätte 92 aasta kevad, kus oli vaja siiski kiiresti otsustada, sellepärast et tol hetkel oli juba selge, et sügisel 92 peavad Riigikogu valimised toimuma, oli juba teada, et rahvahääletus põhiseadusküsimus toimub suvehakul, nii et aega oli tegelikult väga vähe. Ülemnõukogus toimusid tol ajal küllaltki pingelised arutelud, aga tegelikult ütleme kui me praegu räägime sellest valimistulemuse rehkendamise poole peal, siis sel hetkel selle üle tuleb nentida, Ülemnõukogus väga palju ei arutatud. Praktiliselt ainukene oluline küsimus, mille üle arutati, oli see, et kui kõrge peab olema künnis. Kogu muu, see praegu 3-aastane süsteem kogu oma matemaatikaga leidis ainult 2 korral ajastamist 2 ettekandes ja ta praktiliselt ei tekitanud mitte ühtegi küsimust. See näitas seda, et tegelikult ei saadud sellest tol hetkel mitte tuhkagi aru. Ja kui vaieldi lahti need põhilised küsimused, missugune on meil elektoraat, kas mittekodanikud saavad hääletada, kas siis lepiti kokku ikkagi selles 5% künnises, siis tegelikult võeti see ka 92. aastal Ülemnõukogu poolt vastu. Ja tegelikult me ju oleme toiminud selle sama süsteemi alusel suhteliselt väikeste ja ühesõnaga suures plaanis täpselt sama süsteemi alusel nüüd kõik need järgnevad peavasti juba 20 aastat. Ülemnõukogu liikmed tegelikult elasid sel hetkel veel selles mõttemaailmas, et ikkagi toimub isikuvalimine. Ei saadud aru, kui suur mõju on nimekirja valimisel. Selles mõttes ilmselt, tegelikult selle fooni pealt, kus tuldi, oli see ka üsna loomulik. Nii et milles siis kokku lepiti? 3-aastane süsteem, nagu ta meil praegult on, isikumandaat, ringkonnamandaat, konstitutsioonimandaat, 5% künnis, modifitseeritud tont, 12 ringkonda tol hetkel, nagu ka praegu, tõsi, ringkonnapiirid olid teistsugused ja põhimõtteliselt on see kõik ju suures plaanis nii jääb. Küll on tehtud terve rida muudatusi, millest ma siis natukene hiljem siin räägiksin. Nüüd see, mis on hiljem toimunud, on tegelikult nende aukude lappimine, mida elu enesest on sellesse valimissüsteemi nagu miinused esile toonud. Et neid lappimisi on olnud üksjagu, aga põhimõtteliselt lappimine toimus siis ajavahemikul 95 kuni 2003. Peale seda ühtegi sisulist muudatust valimistulemuse rehkendamise osas tehtud ei ole. Nii et praegu me elame selles mõttes nagu konstantses maailmas. Samas on toimunud küllaltki palju muutusi, oleme arenenud, Riigikogu töö spetsiifika on muutunud ja selles mõttes on ka üles kerkinud väga paljud probleemid, mida kindlasti Kaarel siin nagu avab. Et teine mõju, mis on tegelikult nüüd hiljem veel toimunud, on niinimetatud kõrval olevates seadustes, eriti erakonnaseadus, mis omakorda on väga palju avaldanud hulga mõju valimissüsteemile tervikuna, kuigi valimissüsteemi ennast nagu muudetud justkui ei olekski. Nii et sellest võib-olla saaks ka nagu hiljem detailsemalt mõne koha pealt rääkida. Nii et nii ta on. Tõepoolest, selles seisukohast vaadates, et stabiilsus on hea ja valimissüsteemid peavad olema stabiilsed, siis on nad kodanikele mõistetavad, ühtemoodi kodanikud saavad nendega harjuda, väidetavalt suudab isegi väikeste muudatuste ka läheb umbes 3 valimistsüklit aega, kuni kodanikud need omaks võtavad ja neist aru saavad. Et kõik oleks korras, kui tõesti see valimissüsteem ja valimiste seadused meil elaksid isoleeritud elu.
ent kuna nad tõesti, nagu siin Alo juba märkis, on koosmõjus mitmete muude seadustega, et siis selle tagajärjeks nüüd ongi see, et hea stabiilne süsteem põhjustab suurt hulka rahulolematust. Üks esimene asi on see, et see praegune süsteem siiski on üldse kehtestatud teatud ajaloolistest hirmudest tõugatud, sest selge on see, et kui neid seadusi põhiliselt välja joonistati 80. lõppu, 90. alguses, siis oli kõigil vaimusilma eest kankastus, kuidas oli 20. ja 30. aastatel ja miks kõik läks nagu läks. Ja üks põhiline argument oli see, et Eestis oli väga palju väga väikeseid erakondi ja kes omavahel ei suutnud kokku leppida ja sellepärast liiga palju demokraatiat parlamendis, lehmakauplemine ja selle tõttu läks kõik meil viltu, tekkis autoritaarne režiim, mis siis meid lõpuks ära andis, nagu mõned arvavad. Või ühesõnaga, mis ei suutnud meie iseseisvust kaitsta ja hoida. Nii et neist hirmudest lähtuvalt disainiti kogu meie poliitiline süsteem selliseks, et see koosneks soovitavalt siis väiksest arvust suurtest ja tugevatest erakondadest, kelle puhul siis oleksid tagatud stabiilsed koalitsioonid või siis kogunisti ühe partei või. Loodeti ja usuti, vaadates ringi mujal Euroopas, nähes, kuidas seal riigid toimivad, et see võiks meile olla hea. Tõesti, 92. aastal tekkis meil parlamenti esimesse vabalt valitud Riigikokku siis väga kirju pilt. Seal olid esindatud nii erakondade valimisliidud kui ka kodanike valimisliidud, mis osutusid parlamendi töös ebastabiilseteks ja nende tegelik toetus mitte sellepärast, et need oleksid olnud ilmtingimata väikesed need erakonnad, vaid sellepärast, et aeg oli keeruline, langes, sellega oldi mõnevõrra rahulolematud, sest tõepoolest stabiilset valitsust ei õnnestunud Mart Laaril moodustada, see oli täis segadusi ja kirge aeg, kus aeg-ajalt oli koalitsioonipartnereid vahetada või vähemasti isikuid koalitsioonis lakkamatult vahetada ja lõpuks see valitsus oma 2,5 aastast ametiaega siiski vastu ei pidanud, vaid pärast 2 aastast ametit pidi lahkuma ja tehti ülemineku valitsus uute valimiste ootuses. Et sellest oli tingitud siis soov, et kui oleks vähem parteisid, siis oleks võib-olla parem ja stabiilsem elu. Selle reegli kehtestamiseni jõudis tõepoolest ka siis järgmine Riigikogu, kus partei liikmeskonna alammääraks määrati 1000 liiget, mis viis siis see jõustus, ma arvan, 99. aastast see otsus ja väiksemad parteid pidid siis selle tagajärjel minema likvideerimisele või teistega ühinema. See puhastas seda parteide nimekirja märkimisväärselt see otsus. Muuhulgas läks likvideerimisele isegi valitsusvõimu pikalt 4 aastat teostanud koonderakond selle tagajärjel. Nii üllatav, kui see ka ei olnud, ei jätkunud enam liikmeid. Ega raha, ega huvi, ega mitte midagi. Edaspidi on tõsi küll parteide vähenemise kõrval igadel valimistel, välja arvatud siis need viimased praegu lähedal eesseisvad, on tekkinud üks uus partei, 2003. aastal siis Res Publica ja 2007. aasta valimisteks siis Roheline erakond. Et see näitab justkui seda, et võimalused on vabad ja rohkem puhas, et saab tulla poliitikasse juurde. Aastal 2011 on siis seis see, et enam ei saa. Enam ei saa tulla uusi parteisid, selleks on mitu põhjust, hiljem ilmselt neid avame rohkem ja hoopis varem juba keelatud ära siis üleriigilistel valimistel, Riigikogu valimistel valimisliidud. Mis on iseenesest kummaline ja et miks see nii on, sest kuigi siin nagu märgitud, eks ole, meil nimekirja valimised, siis inimene, kes läheb valimisjaoskonda sinna valimiskabiini, valib ikkagi konkreetselt üksikisikut. Nii et selles mõttes on meil ju isikuvalimised, ja seda rahvas kangesti armastab, et ta saab isikuid valida, sest Euroopa Parlamendi valimistel, kus olid kinnised nimekirjad, nähtavasti oli protest nende suletud nimekirjade vastu väga suur. Nii et kui on isikuvalimised, siis pole ju tähtis, nii väga tähtis, et mismoodi need isikud on omavahel kombineerinud, millise ühenduse nad on moodustanud. Et selles mõttes võiks valimisliidud olla lubatud, aga nad on keelatud
ja halvasti keelatud, nagu me näeme sellest pildist, et sisuliselt on siiski Rohelise erakonna nime all Riigikogus kandideerib valimisliit, täiesti puhtakujuline valimisliit, pooled inimesed kuuluvad erakonda, teine pool ei kuulu ja tegutsevad üsna selles mõttes nii ja naa oma peal, mitte mingisuguse väga jäiga fikseeritud programmi järgi ja erinevalt näiteks Tõnis Paltsist, kes kui Tõnis Palts ütleb, et Rahva Muuseumi asemel tuleb hoopis Haapsalu raudtee ehitada ja siis järgmine uudis on Mart Laar kutsus Tõnis Paltsi korrale ja sundis ta vaikima, siis näiteks nende parteitute valimisliidu liikmete puhul ei saa sellist meetodit kuidagi kasutada, keegi kutsuks kedagi korrale ja sunniks vaikima. Nii et sisuliselt on valimisliit olemas, ainult et ta ei ole justkui lubatud. Kas see on mõttekas sellist piirangute keeldu siis rakendada selle praktika näitel, on omaette küsimus. Nüüd, järgmine ja suur küsimus on seesama künnise küsimus. No 5%. Teame, et Euroopas on kasutusel umbes koridor 3–7%. Meil on siis võetud maitse asjaks 5 ja selle juurde öeldakse ka, et no kui oleks ikka väiksem ja vähem, et siis see tekitaks jälle ainult ilmaasjate segadust, taas seda sama lehmakauplemist, liiga palju väikesi parteisid, kes ei suudaks omavahel kokku leppida parlamendi ja sellest tulenevalt täitevvõimu töö oleks. Ja siis nende toimunud Riigikogu valimiskordade pealt öeldakse selle praeguse künnise kaitseks, et aga isegi kui see künnis oleks olnud teistsugune, näiteks 4 või 3%, siis ikkagi ei oleks see tulemust muutnud, sest täpselt sama suur hulk erakondi oleks pääsenud Riigikokku, sest sellesse vahesse, 35% vahesse ei jäänud ühtegi valimistulemust. No see on selles mõttes võib-olla mõnevõrra ekslik väide, mida me saa kontrollida, et juhul kui see künnis oleks olnud 3%, siis võib-olla oleks mingisugune jõud, kes nüüd otsis endale liitlastele või sulandus kuskil ära, oleks siiski oma pead üritanud ja võib-olla saavutanud tulemuse. 2 korda järjest ebaõnnestunud üritamist ei saa Eestis kõne alla tulla, sellepärast selleks ei jätku 8 aastat pingutada järjest ilma kõrvalt tuleva finantsabita, ei ole võimalik. Ja siin ongi kohe 3. küsimus, miks Eesti poliitiline maastik vaesub või koosneb aina vähematest subjektidest, on raha küsimus. Rahareegleid on palju ja kirega muudetud. Eriti märkimisväärselt tehti seda 2003. aastal. Huvilised inimesed on viimasel ajal eriti Jüri Adamsi esituses kindlasti saanud nii raadios kuulda kui ajalehtedest lugeda seda, et mida see Eesti poliitilises kultuuris kaasa tõi, kui muudeti viimati suurejooneliselt rahastamisreegleid. Lühidalt seisnes see selles, et A kaotati ära ettevõtete annetuste võimalus, keelustati ettevõtete annetamine ja B märkimisväärselt siis suurendati riigieelarvelist rahastamist parlamendis esindatud parteidele. Mis siis keegi tõmbas selle koha peal selge veega, kes on juba, et need on mängus sees ja need hakkavad nüüd ja edaspidi jagama seda võimu ja rollistamine, et kes ei ole, et neid ei olegi enam ette nähtud, sest riik on valmis. Selline kontseptsioon oli. No Juhan Parts, kui ta oli peaminister, rääkis üsna avalikult ka sellest, et tegelikult ongi 2–3 parteid ongi, mis maksimaalselt Eestile on vaja. Et kõige parem ongi selline lahe Ameerika moodi süsteem. Tal on hiljem olnud kaasahelisejaid Andrus Ansipi näol näiteks. Et ajamegi selle süsteemi niimoodi, et meil on 2 head kõik, et üks on võimul ja teine on opositsioonis ja mõlemad pooled usuvad, et nemad on alati võimul ja tema vastane opositsioonis. Nii et, aga rahaline barjäär, kui seda nimetada, siis see tähendab meil praegusel viimastel aastatel 80–90 miljonit krooni on siis olnud aastane Riigikogus esindatud erakondade vahel jaotatud rahasumma ja kõrvalt tulijal on sellele vastu midagi ikkagi väga väike panna, sest et see raha ei ole erakondade ainult raha. Et kuskil mujal on veel, kas seda 25, 30 või 50% seda muud raha veel lisaks sellele, mis riigieelarvest tuleb, raske hinnata, aga teda on. Nii et rahaline barjäär olemasolevate ja uute soovijate vahel on märkimisväärne ja selle taha ilmselt paljude himud ka raugavad enne, kui need üldse partei moodustamiseni jõuavad. Nii et see on nüüd see nende proosaline seis, et meil on rahaline barjäär ees, meil on 5% künnis, mis on rohkem traditsioon, kui et ta oleks põhjendatud ja me esimeseks ütlesin seda enam
valimisliitude keelustamine. Noh, siis järgmine element on üksikkandidaadid, kes teatavasti on alati esindatud, kuid alati läbikukkumisele määratud, välja arvatud see üks erandlik Euroopa Parlamendi valimiskord. Aga see tõenäoliselt niisugusel kujul erandiks jääb. Siis oli tegemist siiski üleriigilise ühe ringkonnaga, üksikkandidaatide nõrkus seisneb kõik või mitte midagi, eks ole, nad peavad olema ka ühes ringkonnas. Ja kui ka otseselt neid ei diskrimineeri valimisseadus, võib arvata, et ei diskrimineeri, muidu oleks ju ammu kuskil Riigikohtus vaidlustatud, siis diskrimineerib neid peaasjalikult meedia, üleriigiline meedia, kes seab üksikkandidaadid, esiteks ta neid naeruvääristab tükk aega ja siis seab nad mingisugusesse oma aadikusse, kus nad peavad siis omavahel pusklema ja neid nagu suurte poiste mänguväljakule põhimõtteliselt ei lasta. Sest nad on suure ja tähtsa ajakirjaniku jaoks ei keegi mõttetud üksikkandidaadid. Toimetusel ei ole pinda ja ruumi nendega tegeleda, aega ja elektrit. Nii et see on nagu süsteemi viga, et põhimõtteliselt kui on üksikkandidaatide võimalus, üksinda kandideerimise võimalus juba kord antud, siis põhimõtteliselt peaks olema võimalus ka osutuda valituks selle järgi. Võrdväärne selle kandidaadiga, kes osaleb mingisuguses nimekirjas. Vähemasti teoreetiliselt võiks see nii olla, aga praegu see nii ei ole ja ilmselt pole mõtet siis võib-olla inimesi üldse narrida selle võimaluse pakkumisega. Et kui meil on ainult tugevate parteide peale üles ehitatud poliitiline võim, siis mis need üksikkandidaadid seal peaks tegema. Ja neljas ja viimane asi, või võib-olla on see viies juba, viimane asi, mis läheb kindlasti märkimist, on manipulatsioon, mis toimub valimisringkondade moodustamisel. Tähendab, valimisringkonnad teatavasti on meil väga ebaühtlase suurusega ja seekord on saavutatud uus rekord selles ebaühtluses. Kõige väiksemas valimisringkonnas jaotatakse 5 mandaati, kõige suuremas 14, ehk siis see vahe on 2,8 kordne, mis omakorda tähendab pööratult seda, et näiteks isikumandaadi saamiseks on Lääne-Virumaal vaja saada 20% kõigist antud häältest, Harju ja Raplamaal on ainult 7%. Nii et mis tõttu pole ka ime, et üksikkandidaadid trügivad just kõik seal Harju ja Rapla ringkonnas, sest seal on neil üksinda väljamängimise tõenäosus siiski natukene suurem. Mida väiksem ringkond, seda suuremate jõudude vahel tegelikult reaalselt mandaadid jaotatakse, ülejäänud lähevad siis ümberjagamiskeemi, mis omakorda üksikkandidaatidele ei tehta. Niisugused punktid. Jah, et kuna minu ülesanne oli siin Kaarliga oponeerida või siis illustreerida, siis ma katsuks neid teemasid pidi nagu minna. Kõigepealt see erakonna maastik. No selles mõttes, et Kaarli põhitees oli selline, et meil siiski peaks olema rohkem erakondi ja et me oleme praegult nagu ühesõnaga näinud selle väga selgelt erinevate seadusmuudatustega selle minimiseerimise teed. Kui me vaatame seda pilti nüüd, mis nüüd 20 aastaga on toimunud, siis me peame nentima seda, et jah, 90. algus me sukeldusime siis sellises olukorras, kus meil oli circa 40 erakonda ja Riigikogu valimistel oli nimekirju 17. Valimistulemuse põhjal sai parlamenti 7 nimekirja ja parlamendis oli 19 erakonda. See oli 92 alguse seis. Nüüd see, kuhu me oleme praegu sukeldunud või jõudnud, on siis see, et meil on järgi 12 erakonda. See on siis praktiliselt 3 korda vähem. Meil on kandideerib Riigikogu valimistel 9 nimekirja. Võiks ju ära märkida ka veel siin selle olukorra, kus täisnimekiri on ainult 4 erakonnal, ütleme, et 5 on niimoodi klausliga, et peaaegu täis ja 1 erakond on siis niimoodi, et kuskil sinna kanti ja ülejäänud on, ülejäänud siis 12-st 9 üldse tulid välja ja ülejäänud on selles mõttes tulnud välja nagu sellise, võib öelda piltlikult moe pärast, sellepärast, et need 15-16 nime erakonnas, selge see, et nad ei suuda konkureerida täisnimekirjadega, kus on 125 kandidaati. Me oleme sisuliselt nende muudatustega
noh, ütleme, tekitanud olukorra, kus praegult on meil noh, ütleme 6 või paremal juhul ütleme 5-6 toimivat erakonda ja noh, meie parlament on viimastel aastatel koosnenud 6-7 nimekirjast ja erakonnast. Et kõigi ennustuste järgi astume veel järjekordse sammu edasi ja parlamendis saab olema noh, ütleme siin 4-5 võib-olla nimekirja, nii et seda me muidugi näeme. Kui te vaatate neid arve, kus me 92 alustasime, kuhu me välja jõudnud oleme, siis see muudatus on muidugi drastiline. Ja põhipõhjused on üks valimisliitude kaotamine 99. aasta valimisteks. Teine oli see, et sellele, kuna 23. aasta, kuna 99. kaotati küll formaalselt valimisliidud, aga siiski avastati seaduses üks auk ja tehti nii-öelda varjatud valimisliidud, ehk siis sellega, et teise erakonna liikmed läksid välja, noh piltlikult ütles teise erakonna lipu all, siis 2023. aastaks tehti siis see seadusmuudatus, et seda enam ei lubatud, ehk teise erakonna liige ei saanud kandideerida teise erakonna nimekirjas. Ja muuseas, noh, huvitav on märkida, et nüüd tehti, ma arvan, et sisuliselt küll seda tähele panemata varjatud valimisliidud taastati. Selle muudatusega, kuidas erakonna nimekirju pidama hakati, anti võimalus uuesti erakonnast, ütleme, praktiliselt üleeile välja astuda, homme kandideerida teise erakonna nimekirjas ja noh, peale valimisi tõenäoliselt astutakse samasse vanasse erakonda tagasi. Nii et noh, selles mõttes toimus nagu kolmas nagu selline aste, ehk varjatud valimisliidud lubati taas. Et minu niisugune, nende numbrite põhjal minu nägemus oli see, et tõesti 90. aastate alguses oli vajalik erakonnamaastik korrastada. Selles mõttes need valimisliidud, eriti võib-olla 92 oli selles mõttes liiga drastiline, et tõesti praktiliselt 20 erakonda Riigikogus, eks ole, toimus veel konsolideerumine, lahku, kokku, puudus poliitiline kultuur selles mõttes, aga praeguseks me oleme taas selles olukorras, kus meil lihtsalt erakondi ei ole. Ja nagu Kaarel ütles, siin ikkagi suured põhjused on selles, et erakondade rahastamise süsteem soosib ikkagi neid, kes on väljal ja uute juurde tulijate võimalus on praktiliselt minimiseeritud. Teine, millest siis nagu võib-olla siin ikkagi räägiks, on need detailsemad muudatused. Et nagu ma alguses ütlesin, et süsteem kujundati Ülemnõukogu poolt, see on suures plaanis täpselt sama, aga elu on sunninud terve rida muudatusi. Ja võib-olla oleks siis mõistlik vaadata, et mis siis tegelikult on juhtunud ja mille mõjul need asjad on juhtunud. Esiteks siis kõigepealt see, et kui 92. aasta valimised mööda said, siis avastati see, et niinimetatud häältevedurid toovad parlamenti sisse enda kannul väga väikese arvuga kandideerinuid ja selles mõttes parlamenti, see diskrediteerib parlamenti, kus ütleme, häälte arv on siiski väga väike. Ja seda see usk, et see on siiamaani niimoodi, on rahva hulgas välja. Selles mõttes näitab ühte pilti, et mis tegelikult toimub. Seda hakati nimetatakse praegu tunnetuse-efektiks, kes siis sai ligi 17 000 häält Lõuna-Eestis ja tõi sisse seal kaks kandidaati, kellest kõige väiksem on siis Toivo Uustalu 51 häälega, kes oli parlamendis minu meelest mees, kes praktiliselt ühe korra ainult suu lahti tegi. Ja see ütleme, sellele reageeriti nagu kiiresti ja järgmisteks valimisteks kehtestati siis sellistele kandidaatidele 10% künnis, mis tähendas seda, et nad peavad personaalselt võtma ikkagi 500-600 häält. Nüüd
järgmisteks valimisteks oli siis see põhisündmus nagu toimus sellega, et üritati erakonna maastikku nagu kohendada. Peale seda ka, kui KMÜ oli võtnud kamba peale, eks ole, 41 kohta, oli vaja, tekkis nagu just see olukord, et parlamenti võib valitseda üks suur, kes samal ajal on väga heterogeenne ja selles mõttes nagu valitsemine ei ole tagatud ja selle peale otsustati siis need valimisliidud nagu kaotada. Et 99. aasta valimistele me läksime siis juba niinimetatud ainult erakonnapõhiselt. See tähendaski muidugi seda, et parlament oli esindatud, parlamendis oli 7 erakonda ja see oli ikka hoopis teine tera kui varasemad korrad. Samas tekkis nagu see ikkagi mure, et liiga palju, siis hakati rääkima sellest üleriigilisest nimekirjast ja liiga palju saab meil parlamenti ikkagi üleriigilise nimekirja kaudu. Selles osas muidugi oli toimunud juba, ütleme, niisugune looduslik valik samamoodi. Selle slaidi peal on siis näha, et kuidas meil on nagu muutunud vahekord eri tüüpi mandaatide vahel. Et kui isikumandaatide arv on kogu aeg vähenenud, sisuliselt see, et erakonnad on õppinud paremini paigutama oma kandidaate ringkondades, mis selles mõttes hajutab ka seal tipus hääli. Teiseks, ütleme looduslik, kui meil oli vahekord positsioonimandaatide ringkonnade mandaatide esimene kord kuskil 40-60%, siis ütleme niimoodi see ilma igasuguseid sisulisi muudatusi tegemata vähenes see vastupidiseks 55-45 1999. aastaks. Siin ju sisuliselt midagi selleks ei tehtud. Aga seda loeti ikkagi väheseks, sellepärast protest selleks, et liiga palju saab sisse läbi kompensatsioonimandaatide oli ikkagi väga tugevalt esile. Ja selle tõttu võeti nagu see tolleks korraks nagu parlamendis väga tugevalt esile ja 2003. aasta valimisteks toodi sisse niinimetatud Liia Hänni muudatus, millega anti ringkonnas mandaat välja ka, ühesõnaga mitte ainult täiskvoodiga, vaid ka jäägi alusel, ehk see 0,75% künnisel. See muutis kardinaalselt olukorda, kus siis ühesõnaga kolmveerand mandaatidest tuli juba ringkondades, ehk siis ütleme läbi avatud nimekirjade valimise ja ainult veerand jäi siis nagu alles. Ja teine siis 23. aastal muidugi oli veel see muudatus, et muudeti ka valimisringkondi, aga nendest ma räägin nagu natukene hiljem veel. 2007-2010 me sisuliselt midagi muutud ei ole, kõik on läinud samamoodi. Tuleme jätkaks selle teemale. Jah, aga natuke tulevikku ka vaadates, et nagu öeldud, et selle viimasel 4 aastakul ei ole midagi olulist muutunud ja selle tõttu on nagu põhjust arvata, et isikumandaatide ja ringkonnamandaatide summa kõigist mandaatidest jääb enam-vähem samaks, et siis seda edasi arengut nagu märkimisväärselt ei tule, et rohkem mandaate jaotatakse ringkondades ära. Ikka jääb mingisugune osa jääb üleriigilistele nimekirjadele, nendeks kompensatsioonimandaatideks seekord ja mingisugune hulk rahulolematust vastavalt ka siis alles. Ja selle takistuseks, et mis seda takistab, on tõenäoliselt põhiliselt ikkagi ringkondade suur arv. Väidan ma. See on vastu vaielda muidugi, aga mina väidan seda, et kui oleks vähem ringkondi, siis õnnestuks seal neid ringkonnamandaate rohkem ära jagada. Jah, aga sellele ma kohe jõuan. Et seda asja veel illustreerida, siis on siin ja selle eelmise teemale ma paar lisan muidugi seda, et juhul kui nendel valimistel saab näiteks parlamenti ainult 4 nimekirja, siis ma ei ole kindel, jah, selles mõttes võib keegi teine jääda.
siis tegelikult suure tõenäosusega saab see vahekord veelgi muutuma ringkonnamandaatide kasuks, ehk siis 80 mandaati jaotatakse välja ringkondades ja 20 jääb ainult konstitutsiooni mandaadiks. Mida vähem nimekirju sisse tuleb, seda suureneb ringkonnamandaatide osatähtsus. See suure tõenäosusega saab nii olema. Aga nüüd, ütleme, selles mõttes me rääkisime just sellest nagu valija tahtest, sooviga suurendada ringkonnamandaatide osatähtsust ja see tabel, ütleme, selles mõttes ühelt poolt näeme siis, et kuida esimeses nagu tulbas on siis numbrid, mis on siis need kompensatsioonimandaadid, teises on siis näha, missugune oli vähima häälega kompensatsioonimandaadiga sisse tulnud Riigikogu liikme arv, eks ole, nagu te näete, siin see 5% künnise panek 2003. aastast ka kompensatsioonimandaadi saamine tõstis selle otsustavalt, eks ole, praktiliselt 4-kordseks ja ütleme, tihne konkurents ilma mingit muudatust tegemata veel praktiliselt 1,5-kordseks. See enim hääli saanud kandidaat, selles mõttes sellel ei ole praegusel juhul nii suurt tähtsust, aga tähtis on muidugi see, et kui te näete, et kui meil on ka, ja Kaarel vist sealhulgas on nagu ütelnud, et hea toon oleks selline, kus Riigikogus ei oleks alla 1000 häälega kandidaate. Et seda illustreerida, siis kui me näeme, et meil praktiliselt ütleme, üle 40 Riigikogu liikme 92. aastal oli neid, kellel oli alla 1000 hääle, siis see arv on ühesõnaga nüüd 30 pealt praktiliselt kukkunud nüüd 20 peale. Ja samal ajal neid, kes siis 1000 häälega nagu välja olemata sellest, et kas nad siis olid mõne sellise erakonna nimekirjas, kes parlamendis esindatud on, või mõni sellise erakonna nimekirjas, kes esindamata on, siis selles mõttes, et nende arv on ka suhteliselt stabiilsena siiski püsinud. Jah, viimane tulp on siis, siin on esimeses selle murru eespool on neid, kes on saanud ringkonna mandaadi, aga kellel on alla 1000 hääle. Ja teine seal joone taga on siis need, kes on saanud kompensatsioonimandaadi, aga on saanud alla 1000 hääle. Need kaks arvu kokku liita murru ees ja taga annab välja siis neid, palju on kokku vastavas Riigikogus alla 1000 häälega siis rahvaesindajaid. Üks täpsustus tuleb teha selle kohaselt, et need arvud ei ole päris täpselt võrreldavad, kuna vahepeal on tehtud muudatusi kandidaatide või nimekirjade pikkuse osas. Et kuna nüüd võib tõesti nimekirja maksimum pikkus olla 125 inimest, aga varem oli see piir, kui ma eksi, siis 300. Piiri ei olnudki ja selle tõttu... Siis tehti toodud pikki nimekirju ja seal hästi arvus muidu oli suur, et neid 1, 2, 5 ja kõik oma pere suurlaste häältega isikuid oli palju nimekirja lõpus ja need läksid ju nimekirja eesosad siis kaduma. Jah, nii et see 125 muudatus tehti ka koos selles Hänni paketis 2003. aasta valimisteks. Nii et ja ennem seda oli siis tõesti see rekord oli vist mõõdukate nimekiri või 303 kandidaati, nii et selles mõttes paneks juba 13 000 nimekirju või saaks. Jah, siin on üks teine faktor, millest ma ka natuke hiljem räägiks. Nii et selles mõttes, et mis selle pika jutu nagu lühike lõpp võiks olla? Tegelikult on see, et me mõtlesime välja ühe sellise süsteemi, mis kindlasti sobiks 90. aastate algusse. Me oleme lähtunud sellest, et valimissüsteem ja eriti see rehkenduse osa peab olema stabiilne. Ütleme siin kiireid muudatusi teha ei ole, seda ju räägivad ka väga paljud teoreetikud ja eriti nendes maades, kus ütleme, need asjad on pikema arengul saanud pidada, aga samas me oleme lippinud ja lappinud seda süsteemi ja kõik need muudatused on tinginud selle, et mina julgen küll väita, et meil on maailma
kas just kõige keerulisem, aga kindlasti top 3 või top 5 keerulisuses süsteem. Nii et seda praktilise, ma arvan, et me võime minna siin natuke globaalsemale tasandile, julgiks nüüd maailma välja pakkuda. Et selles osas see lippimine ja lappimine viinud selleni, et ühelt poolt ei saada sellest asjast enam aru ja teiselt poolt on ta keeruline. Valijale tegelikult midagi muutunud ei ole. 92. muutunud on tehtud ju tegelikult üks muudatus. 92. aastal meil oli umbes nii suur leht, kus igas ringkonnas olid kõik kandidaadid peal ja siis siia alla nurgakesse tuli kirjutada see number. Numbrit on kogu aeg kirjutatud. Siis 95. aastast alates kõikidel valimistel on meil üks nii paberi kokkuhoid, vaene riik, tehtud siis selline väike sedelikene, kus siis seesama number kirjutatakse sinna. Kandidaatide nimekirjad on kõigil kabiinis, eks ole, silmides. Et selles mõttes valija jaoks on kõik samaks printsiibis. Nüüd edasi. Selle juurde. Siin on üks oluline küsimus on, et selle vähimate häältega Riigikokku saanud isiku summa või tulemus on kogu aeg paranenud ja ometigi sageli tekib see küsimus hääl rahva hulgast, aga miks ei võiks samal põhimõttel nagu reastatakse ümber ringkonna nimekiri mandaatide jagamisel ehk siis tegelikult saadud häälte arvu järgi, et miks ei võiks üleriigilise nimekirjaga seda sama teha, et siis tõepoolest need 300, 400 ja 500 häälega isikud jääksid välja ja need, kes on seal üle 1000 või 2000-ga, kes praegu jäävad välja, need pääseksid pigem sisse ja selle vastuseks alati kostub siis argument, ainus ja vähe vettpidav argument minu meelest, et partei ise teab, et on olemas mingisugune salapärane hulk erakordselt võimekaid poliitikuid, keda on vältimatult vaja nii parlamenti kui valitsusse, kuid kes mingisugusel salapärasel põhjusel ei saa hääli rahva hulgast. Miks nad ei saa, kui nad on nii head, see ei ole selge, isegi kui nad oleks tummad, võiks nad ikka saada, aga on selline põhjus ja sellepärast on otsustatud seda üleriigilise nimekirja häälte saadud häälte ümberjaastamist mitte teha. Võib-olla on veel mingi põhjus, aga siis ala ütleme. Aga tegelikult juba küsimusi ka tehtud palun. Lihtsalt arvestades, et see 292 on olnud näiteks Facebookis saanud mingi paar tuhat sõpra, siis võib-olla tal isegi on nagu võimekas sellel ajal olnud. No jah. Jah. Aga teine mõjus on muidugi see, et häälte saamise võimalus ringkondade erinevad on väga erinevad sellest, mida on üle palju häälte arvu järgi teha. Ei, ma sooviks ka seda kommenteerida, et kui omal ajal ju seda üleriigilist nimekirja üle arutleti ja eriti arutleti ikkagi siis seda, et kui sinna pandi see 5% isiklik künnis, siis ütleme see üks argument oli tõesti see, et erakond vajab teatud hetkedel parlamenti teatud suunitlusega inimesi ja see on erakonna võimalus tugevdada parlamenti tööd ja seda öeldi Riigikogu kõnepuldist nagu korduvalt avalikult välja, et see ei olnud ainult selline, et mis oli argument kuskil komisjoni arutelus. Teisest küljest see, et üleriigiline ümberjaotamine teha, sellel on, eks ole, pluss on nagu see, et ta tagab nagu näilise sellise õigluse. Jagame siis need 20 kohta või 25 kohta ka niimoodi ringi, et jagame ümber. Selle asja suur miinus muidugi on see, et loomulikult saab seda teha ainult arvestades ringkondade suurust. Ja sellisel juhul tuleb tekitada üks suhtarv. Ei ole võimalik arvestada absoluutarvu, sellepärast, et ringkonnad on nii suure, paar ennem rääkis, nii suure erinemusega, see ei ole mõelda. Kõige loogilisem oleks see suhtarv lihtkvooti, mis nii või teisiti ju arvutatakse iga ringkonna jaoks ja mis on siis ühesõnaga ringkonnas mandaatide jaotamise aluseks. Siis me saame ühe uue suhtarvu, kus on häälte arv suhtarv.
ja see on juba matemaatiliselt niisugune keeruline tehe. Matemaatikadoktor Kiho kindlasti ütleb, et kas see on üldse kas sellel on mingi vinka sees, et kui me suhtarvu arvutame juba suhtarvus. Aga igal juhul teeb ta selle süsteemi veelgi keerulisemaks. Me saame, ühesõnaga me pretendeerime sellisel juhul tõenäoliselt juba universumi niisuguseks kõige keerulisemaks süsteemiks. Sellest aru saada praktiliselt ei ole võimalik. Ma olen kommenteerinud seda, et tegelikult see tabelaks ka kõnekam ja täpselt, sellest üle 1000 väljas ja arvatud on sees, vaid üle teatud protsendi lihtkoolist sees ja üle teatud protsendi lihtkoolist väljas. Siis oleks seda tundi tegelikult. No jah, et ma lihtsalt ma ei olnud selleks hetkeks, kui ma slaide tegin kursis, et Isamaa IRL tuleb uuesti selle ettepanekuga välja. Et võib-olla oleks kuskil need arvutused on olemas. Seda arutati parlamendis selle Liia-Enni paketi raames juba. Ja sellega on paar korda Isamaaliit ka hiljem välja tulnud konkreetse eelnõu Riigikogus. Nii aga ma ei ole tegelikult on ta jäänud üsna hüpoteetiliselt. Ma ei ole neid rehkendusi liiga palju näinud, et mida see kaasa tooks näiteks konkreetsete valimistulemuste põhjal. Ja sellepärast ma tahtsin ja tegelikult on ju minu arvates ka selle asja nime, et see teeb erakonna elu valimisnimede kohta lihtsamaks. Nii, nüüd edasi. Ühte asja ma ütlen, et tegelikult kui me selle süsteemi sisse viiks, ma arvan, et see oleks ausam sellepärast, et muidu neid algajaid, kellest ei tea, kas nendest kunagi üldse päevakärbet saab, tuleb hoopis sinna Riigikogu koosseisu, mõnega võib hästi minna, mõnega võib halvasti minna. Ja selles mõttes see ümberjagamine tõesti ainult ringkondades, et kompensatsioonimandaadid üldse üldnimekirjas. See oleks minu meelest päris hea, kuid ega siis see õiguse tagajärg seal ei peatu, sellepärast et kui me vaatame häältesaamisvõimet, siis ka sellisel juhul oleme olukorras, kus osa häid ja tuntud inimesi hakkab välja jääma ja osa neid, kes tegelikult nii tuntud ei ole, aga on oma, erakonna ainsad näiteks. Ja teised, näiteks Peeter Tulliste saab kõvasti hääli, aga on oma ringkonnas teine, kolmas populaarsuselt ja kusagil keegi küllaltki tundmatu kuju väiksemas nimekirjas saab temast rohkem ja absoluutarvus kui protsendis ja see tundmatu läheb sisse ja tema jääb välja. Nii et see viib omakorda killustumusele, sellepärast suurtes nimekirjades on ka headele inimestele siis raskem sisse minna kui väikestes nimekirjades esimene, siis see esimene efekt hakkab ikkagi mängima väikeste tundmatute kasuks sellised. Aga Tõni, kuna ma räägin liiga palju, siis ma siiski kommenteeriks, et loomulikult et see lippimine ja rappimine on läinud liiga kaugele. Süsteem on liiga keeruline, arusaamatu, kõik nii edasi. Teiselt poolt ja lihtne oleks teha ringkonnad ringi ja võtta kasutusele üks lihtsam süsteem, ringkonnad ühtlasemaks, lihtne süsteem, loobuda üldse üleriigilisest nimekirjast. Mis selle põhiline miinus on see, et ikkagi sellisel juhul on see, et kui meil on ikkagi kuskil 5-6 erakonda, kes on parlamendi võimelised, siis üleriigilise nimekirja kasutamine, kus me nagu ei jaga kõiki ringkondades välja, tagab selle, et need 5-6 parlamendi võimelist erakonda, kes tulevad üle 5% künnise, saavad ka esindatud. Meenutame aastat 2002, mis Tallinnas juhtus, kus ei olnud tol hetkel ülelinnalist nimekirja ja kõik jagati ringkondades. Juhtus see, et Isamaaliit jäi oma 7%-ga hoopis välja. Tegelikult 19,5% kõigist häältest jäi või umbes midagi peaaegu 5 kõigi peale kokku. Et selles mõttes võib juhtuda see ka
riigi tasandil, kus see ikkagi 7%, 8% toetusega erakond ei saa parlamendis esindatus. Praegune üleriigiline nimekiri selle taga, et kes tuleb üle 5%, see saab üldjuhul 6 kohta. Miks ma ütlen üldjuhul, sellepärast, et üks kord juhtus, et sai 5 kohta, aga see oli suhteliselt selline erandlik juhus. Selle vastu oleks lihtne lahendus see, kui oleks palju suuremad ringkonnad. Ütleme näiteks, kui Eestis on 4 valimisringkonda, siis see, kes saab üleriigiliselt 5%, saaks kindlasti kuskilt ringkonnast ka mandaate. Jah, aga suurte ringkondade puhul küll, jah. Aga väiksemate ringkondade puhul enam ei pruugi saada. Nii et kui me natuke nendest ringkondadest hiljem. Ja teine, ma ühe repliigi ütlen veel, et vaatame natuke põhja poole. Me oleme seda Soomet endale eeskujuks nagu sättinud. Soome muudab eeldatavasti järgmisteks parlamendivalimisteks küllaltki kardinaalselt oma valimistulemuse rehkendamise süsteemi. Üheks muudatuseks on see, et ta tekitab üleriigilise nimekirja. Ja just ainult selle mõttega, et tagada ikkagi proportsioon häälte arvule, kohtade arvule. Ta tõmbab künnise küll 3% peale ja ta loobub valimisliitudest muuseas erakondade seas. Nii et selles mõttes tuleb nagu hoopis, et kui me oleme vaadanud seda Soomet, et kus ta on, siis Soome tegelikult on nihkumas natukene meie suunas. Nii et see on, ütleme, et mõnes mõttes viib see mõttele, et kas me ei ole jälle kriitilised oma asjade suhtes. Nii, nüüd ringkondadest. Ringkondadega on siis lugu niimoodi, et meil põhimõtteliselt kõigepealt 92 tehti 12 ringkonda ja seda tehti tolleaegse haldusjaotuse põhjal, kus Tallinnas ei olnud veel praegusel kujul linnaosasid ja Tallinn jaotati 4 ja ülejäänud on näha. Muidugi saadi kohe aru, et on, tegelikult juhtus see sama asi, mis nagu praegult on juhtunud. Ja et kus differents oli liiga suur, eks ole, nagu te näete, 5-st 13. Sellest saadi tol korral aru ja suudeti nagu õppust võtta. Heaks põhjuseks oli see, et Tallinnas tehti linnaosad ja Tallinn tuli paratamatult, selle tõttu oli mõistlik ümber jagada. Ja jaotati ümber niimoodi 95. aastaks, et 8-st 11 väga tihe juhtunud. Nüüd, mis juhtunud on muidugi see, et inimesed on hakanud paraku liikuma. Ja see liikumise ja seda liikumise dünaamikat, väga hästi see ringkondade jaotus vormib. 2003 kõik on jäänud praktiliselt samaks, välja arvatud 2003 see muutus, kus tegelikult paraku läks nii, et seal vaadati ühe inimese otsa ja tehti seadusmuudatus sellest lähtuvalt. Nii aga see samal hetkel on praegust süsteemi ka, kui vaadatakse ühe inimese kohta ja tehakse seadusmuudatus, siis hilisem see on näidanud, et selle tulemusega on juhtunud just see, et meie see differents, eks ole, kõige väiksema, kõige suurema vahel on just selle tõttu läinud praktiliselt 2,5 kordseks. Siit ka teatud, ütleme, tagantjärgi tarkus, aga siiski. Nüüd selge on see, et see Kaarel selle iseloomustus ära, et see differents, see ebavõrdsus ringkondade vahel meie praegust süsteemi arvestades on ebakohane. Selles mõttes, et kõik need, kui te loete siin erinevaid politoloogia raamatuid, siis nii suurt differentsi sellise süsteemi puhul muidugi heaks ei kiideta. Ja selles mõttes oleks koht muudatusteks. Missugused võimalused meil nagu muuta oleks? Kõigepealt siis see, mida nagu Kaarel välja pakub. Teeme hästi suured ringkonnad. Hästi suured ringkonnad tähendab seda, et see annab väiksematele erakondadele suuremad võimalused. See omakorda muidugi tähendab seda, et riigivalitsemise mõttes on ta ütleme, kindlasti suurematele erakondadele mitte nii hea valik. See näiteks, toome siis konkreetse näite, kuidas oleks võimalik teha, kui me teeme Eestis 4 ringkonda.
Läti on muuseas 4 ringkonnaga, eks ole, et selles mõttes see on nagu ka hea näide. Tallinn 28 mandaati, Põhja-Eesti ehk Harju ja Virumaad 24, Lõuna-Eesti, kõik see, mis jääb Tartust allapoole ja kaasa arvatud Viljandi 26 ja Kesk- ja Lääne-Eesti 23. Noh, polegi kõige hullem. Nüüd see teine võimalus oleks teha, noh, ütleme, tihendada nüüd, ütleme, teha selline vahevariant, kus siis oleks sellised 13 ja 15 mandaadilised ringkonnad. Ka küllaltki tehtav, Tallinnas oleks 2 tükki linnaosade kaupa, Harju-Rapla, Pärnu, Lääne-Eestile tuleks Pärnu juurde, Ida-Viru, Lääne-Viru ja Järvamaa, siis Viljandi, Valga, Võru, Põlva, Tartud ja Jõgevamaa. Noh, ühesõnaga siis saaksime sellised ringkonnad, kus oleks 13–15 mandaati. Ja noh, see kõige tagumine variant, mis tegelikult siis sobiks suurtele kõige paremini meie tingimustes, kui me räägime üldse suurematele erakondadele. Ja noh, mis kahtlemata oleks nagu boonus selles suhtes, et oleks ikkagi võimalik nende valimis, kus rohkem tuleb sisse valitsust moodustada, siis noh, seda on ka võimalik teha, kui Harjumaad mitte poolitada, siis ta jääks 11 mandaadiga, aga noh, ülejäänud maakondi on võimalik niimoodi liita, et kuskil 5–7 oleks nad kõik ja Tallinnat omakorda siis ka Tallinnas oleks sellisel juhul ka, noh, ütleme 4 ringkonda, nii et sellisel juhul meil oleks 14 ringkonda Eestis. Selle juurde lisaks, et tõepoolest niisuguses avalikus arvamuses reevivad need nõudmised ringkondade osas täpselt servast servani, ehk siis leidib siiamaani üks vapper grupp inimesi, kes kujutavad ette, et kõige ägedamad ringkonnad oleksid ühemandaadilised ringkonnad, kes kõige rohkem ääni saab, see saab ka mandaadi. Ja siis viidatakse meie ürgsetele demokraatiatele Suurbritannias ja nii edasi selle süsteemi puhul, aga unustatakse selle juures ära see väike lihtne asi, et see tähendab seda, et tegelikult võib osutuda, et valitud saadikud esindavad ainult väga väikest osa ühiskonnast. Ehk siis esindamata võib jääda 70 või 80% elanikkonnast üldsegi, kui on eriti meie oludes, kus siis gruppe, rivaalitsevaid grupeeringuid on palju, ja noh, isegi Briti süsteemi puhul, kus on neid 3 põhilist, tähendab see seda, et 3 igast piirkonnast on võib-olla esindatud või natukene üle seda. Nii et see on üks äärmus ja teine äärmus siis teatavasti on see, et oleks üle Eesti üks ringkond. Et kuna seda nüüd on praktiseeritud Euroopa Parlamendi valimistel, seda üleriigilist ringkonda ja 2 korda ja mõlemal korral on üksikisikud saavutanud mingisuguseid märkimisväärseid rekordeid, sest et 2004. aastal siis Toomas Hendrik Ilves sai mingisugune üle 70 000 hääle igatahes. Et siis väga paljudele, kes on siis saavutanud oma soovitud tulemuseni Euroopa Parlamendi valimistel, tundub, et väga lahe oleks see süsteem üle kanda ka siia oma Riigikogu valimistele, aga on suur hulk põhjusi, miks see siiski niimoodi töötada sugugi hästi ei saa. Alustades sellest, et juba seal kohale 50 või 70 või 100 võib paraku või kahetsusväärselt jääda väga väikese häältearvuga isik. Sest et kõik annavad oma superstaaridele, kui ma saan anda ikkagi, ma olen 20 aastat Lõuna-Eestis oodanud ja ma saaks anda ometigi Tallinna linna peale oma hääle, siis mul lõpuks see võimalus avaneb, siis ma ometigi kasutad selle võimaluse ära. Kohalik, ma ei tea, Heimar Lenk jääb ilma hääle. Kohalik Heimar Lenk palgast. Et kui Kaarel siin üksikkandidaate puudutaks, siis vaataks ka, mis siis toimub. Selles mõttes nüüd, noh, nende valimiste numbrid siin veel ei ole, et need olid muidu selles mõttes hämmastavad selle esimese tulva suhtes. Aga noh, minu väide on selge. Nimekirja valimiste juurde üksikkandidaadid ei sobi. Neid tegelikult ei peaks üldse olema. See on tegelikult selline mängimine. Valimiskomisjoni viis natuke raha teeb. Et jah, valimiskomisjon teenib loomulikult riigile raha, aga
see, et noh, te